päris kuivades oludes see mäng toimuma kindlasti ei saa. Sellise hobisünoptikuna natukene jälgisin, mis see olukord on, aga pall on mängus ja võetakse Mussaba üles. Aga ei jõudnud see sööt Jakovlevile, sai hoopis Liivak palli, oi, nüüd on Nõmm joonelt väljas ja lööb Robert Kirss hooaja esimese värava 23. minutil ja andis oodata, aga ära ta lõi ja Levadia 23. minutil 1-0. Ja väga kergelt see tuli Levadiale, aga näeme kordusest, mida seal Nõmm vist üritas kuidagi seda kasti tulnud senderdust rusikatega eemale. Ainsalu lööb peale ja tuleb Levadia teine 26. minutil. Ja kui me niimoodi jätkame, siis siin ikkagi midagi ilusat Vapruse poolelt vaadata ei ole. Ai. Laguneb hetkel see Vaprus. Mussabaga palli tagasi, Kirss nüüd värava suunas jooksmas, lööb, aga posti kõrvalt vuhises see löök mööda. Mussaba nüüd. Kiired jalad ja hea löök, aga Nõmm sai näpud vahele. Ja nüüd tuleb tsenderdus, terav tuleb. Fomba jätkab ja on seal veel omakorda jätku, aga eks ole näha. Aga sööt juba paremasse äärde Jakovlevile, tsenderdus värava ette ja millega jälle tegeleb Ott Nõmm, ei suutu Mussaba palli. Need olud on, aga eks jalgpall ongi selline mäng, et võidab see, kes paremini oludega kohaneb. Praegu oli keegi Vapruse meestest Fomba läheduses. Tuleb nüüd kaugemalt üritus ja ongi sees. Ja ei suuda Kirss ära uskuda, et see Ainsalu löök nii kaugelt paremasse alla nurka maandus. Aga vot sulle, Ainsalu on hoos. Ja tema vägev hooaeg jätkub. Ei ole Feliciat vaja, kui on Ainsalu, kes suudab samamoodi väravaid lüüa. Hästi liigub praegu Levadia. Sööt, Ainsalu proovib veel vasakuga, aga täpsuses. Avapoole lõi oli tema Premium-liiga karjääri 69. Praegu Mussaba. Vapruse karistusalas ohtu. Kerib taha posti. Pall on jätkuvalt väljakul ja värava ees ja väravas sees. Ja Porama Fomba 88. minutil Levadia 4. värava lõi. Seda 11. Ja on ikkagi ideaalne. Oluline mängija Levadia jaoks. Jah, et meistritiitel jäi küll saamata, aga väga olulise värava lõi ta Florale viimases derbimängus, mis 2-1 võideti ja tuleb Vapruse esimene. Ma ütlesin, Levadia 4. oli lähemal kui Vapruse esimene, aga ma ei täpsustanud seda, et Vaprus selle esimese ikkagi kuidagi kirja saab igatahes. Ronaldo Tiismaa 90. minutil sai jala valgeks. Ongi kõik. Peakohtunik Martti Pukk vilistas kohtumise lõppenuks 23. voorus.